Head vaatajad, see otsepilt tuleb luksuslokaalist Gloria. Kui mäletate aasta tagasi me kohtusime siin samamoodi ühte seltskonda seal veidi eemal restorani osas ja tuleb tunnistada, et aasta jooksul on siin palju muutunud. Aasta tagasi oli siin praktiliselt inimtühi. Täna on Eesti rahvas ennast kogunud ja veedab siin vana aasta kaunimaid hetki, mõeldes sellele, mis on ees. Mul on hea meel näha siin akadeemik Endel Lippmaad. No teile, härra Lippmaa, on see ju tuntud koht, te esinete populaarses reklaamitelevisiooni saates Õhtu Glorias väga tihti ja olete arvatavasti selle interjööri eripäraga juba viisavalt tutvuda ja harjuda jõudnud. Mingil määral. Ma olen mõned korrad siin lauas tõepoolest istunud. See on Härra akadeemik, teiega on tohutult palju teemasid, millest 10 minuti jooksul nagu rääkida tahaksin. Viimasel ajal olete te, vähemalt nii tundub kõrvalseisjale, peaasjalikult süvenenud poliitikasse. Öelge, kas te teadusega olete ka lõppeval 94. aastal saanud tegeleda? No olen ikka, kuidas siis muidu? Mitmesugustel aladel. Oma vanal raadiospektroskoopia alal, aga muudel ka. Meil on uusi töid ka. Olete te midagi sellel aastal midagi avastanud või jõudnud mingisuguse märkimisväärse tulemusena? On see niisugune oluline aasta teile kui teadlasele olnud? Mitte teadusliku tulemuseni, aga me oleme ühe suure aparaadi, mida me tükk aega oleme ehitanud valmis saanud, vähemalt tema esimese osa. See on üks keeruline masinavärk. Inglise keeles on ta nimi TOF-jet, see on siis Time of Flight Mass Spectrometry või Supersonic Jet. See on õigupoolest riistapuu, et analüüsida radiatsioonidetektorites toimuvaid protsesse. Üliheli kiirusega gaasijoas, mis jahtub umbes vedela heeliumi temperatuurini ja mida siis masspektromeetriliselt uuritakse. Väga nii tõsine asi. Ja see hakkab nüüd hingitsema juba ja töötama. Sellega ma olen rahul. No te olete üldse suurepärane analüütik, härra Lippmaa, ja ausalt öeldes väga paljud inimesed ootavad teilt paljude protsesside analüüsi ja usuvad absoluutselt teie hinnanguid. 1994. aasta, olgu mis oli ja tulgu mis tuleb, see oli siiski Eesti okupeerimise lõpuaasta. Vene väed ametlikult läksid välja. Teie olete nende protsesside ja nende lepingute suhtes olnud tuntud pessimist ja üldiselt niisuguse pessimismiga sellesse kõigesse suhtunud. Kas täna õhtune uue aasta lähenev helgus on toonud korrektiive ka teie vaadetesse selles küsimuses? Ei, mis nüüd korrektiive? Ma olen nõus, et Vene mundrid on tänavapildist katnud. Vene väed päris väljas ei ole. Vähemasti Paldiski kandis on neid endiselt mõnisada ikkagi relvakandjat. Ja ehkki nad ei käi ringi mööda Eestit nüüd mundrites ja teisest küljest Venemaa poliitika on näidanud järsku pööret vanade kommunistlike traditsioonide poole, kui me vaatame, mis toimub Tšetšeenias. See on ju ikkagi päris ehtne koloniaalsõda, päris tsaarirežiimi vaimus. Seal ei ole miskit erinevust. Nii et selles mõttes teatud ettevaatus on säilinud. Ja selles mõttes nüüd öelda, et kõik oleks korras, ma kuidagi ei saa. Sest et need erru arvatud sõjaväelased on ju kah isegi nii arvukalt Eestis alles, et mõnisada neist kirjutasid isegi Venemaa presidendile protestikirja, kuidas neid kiusatakse ja Eestisse jäetakse. Nii et eks neid siin ikka on küll. No te rääkisite siin Venemaa niisugustest kommunistlikest koloniaalsetest ambitsioonidest. Ma üldiselt arvan, et on üks äärmiselt soodne silmapilk. Härra Lippmaa, ma tahan teha teile väikese kingituse. Paneme siin sellele pillile veidi heli juurde ja ma palun Gonsiori tänaval, et käivitataks üks videolint hoiatuseks meile kõigile. Muuseas, eile oli minul juttu teist oma emaga ja siis ta rääkis, et kuidas Hendrik Allik oli juba siis seal üks hästi käreda ja punase meelega ja juba tol ajal oli siis seda revoluutsiat seal kõvasti. Paneme pravda, et kas oli seal? Muide, kas mäletan, ajad muutuvad. Ajad muutusid tõesti. Me lihtsalt arvasime seda, et see kodanikvabariik ei kesta meile aega ja nii oli ka. Õieti ma vanglas lugesin läbi põhilised marksismi-leninismi klassikud kõik. Nii et teatud mõttes on see maja siis nagu ülikool? Vanglad on revolutsionäärid ülikool.
ja selle muidugi teatud mõttes on õige. No võt selles majas me siis 38. aastal mina elasin seal koos Lauristiniga ja tol ajal võiks seda nimetada Eesti Kommunistliku Liikumise staabiks. Kas te seda teate, et need olid kommunistid, kes siin väikses majas elasid? Ei teadnud seda? Siin oli vanasti olnud priimatööstus, aga mina tulin ja siis oli tehniline puhastus. Oli. Teil oli hea konspiratsioon, maja elanikud ei teadnud. Rahva meelolu oli juba niisugune, et tema enam neid laidonäri käskusid ja keeldusid ei tunnistanud. Meie kompartei liikmed olid peaaegu tollal kõik karistatud ja neil ei olnud poliitilisi õigusi, nii et neid ei saanud nimetada ka valitsuse liikmeteks. Eestimaa Kommunistliku parteiga tekkis väike seisak, on see kõik tava? Ei ole. Aga siin õieti suurt midagi ei ole, mõned näpuvead, aga paar neist asja on. Hendrik Allik on Eestimaa Kommunistliku partei elav ajalugu, võiks öelda. Aga kas tema teatrietendust olete ka vilistanud? Vilistanud kõige rohkem me oleme, et see oli 1923. laulupidu. Aga miks te laulupidu vilistasite? See oli ju esimene nii-öelda Eesti kodanluse nõndatud iseseisvusaegne laulupidu. Ja sellest taheti teha nii üleriiklik palagan. Ühesõnaga, kus kogu rahvas pidi siis seda kodanikuvalitsust kiitma. No ja sinna oli siis toodud mitte ainult siin oma jõud välja, olid ka välismaalt kutsutud. Isegi selle Ungari horti isiklik poeg oli siin seda reklaamiti ja kus on loomulikult, et meie niisusest palaganist osa ei võtnud. Ja siis vilistasime, rongikõik läks mööda seda praegust Estonia puiestet, tol ajal oli see Gogoli tänav, seal kus praegu on tööliste kelder, veel oli seal 3. korral, seal oli meil ajalehe toimetus, vihma sadas kaunikest, nagu tihti laulupäev ja siis mina siis viilistasin ja lõugasin ka sealt akna pealt. Ja oli sellel mõju? Noh, mõju selles mõttes, et laulupidu sellepärast ära oleks kadunud, muidugi ei joonud, aga me saime ikka oma meelt avaldada. Eneseteostus toimus. Eneseteostus toimus kahtlemata. Aga nüüd te käite laulupidudel? No nüüd on ajad teised. Sest laulupidu on meil praegu ju hoopis, aga see laulupidu ei ole, meil on nii-öelda kodanluse nii-öelda ülistus, see on ikkagi meie suur kultuurividustus ühest küljest. Ma nüüd ennast nii suurte poliitikategelast hulka muidugi ei loe, aga siis kuna mõnigal määral olen osalenud, siis võin seda ka öelda, et jah, et Eestis Nõukogude võim on ja selles on väikene osa ka muidugi minu tööd. Uued tuuled, 27. kongressi suunad. Võib-olla peab mõned seisukohad ajaloo osas nüüd ümber vaatama. Kuulge, ajalugu on ajalugu. Ümber vaadatakse neid pidevalt ja sellest ei maksa ennast lasta heidutada. Mis on olnud, ega seda olematuks ei tee. Ja sellepärast need uued tuuled ei pruugi ka kedagi heidutada. Uusi tuuli on alati olnud ja tihtipeale puhujad on nende samadeks jäänud, nii et see ajalugu ei muuda. Fantastiline, härra Lippmaa, eks ole? Jah. Appelleerides rahva meeleoludele käia välja vilistamas laulupidu, sest see oli kodanluse laulupidu. Jah, eks inimlikke õnnetusi ole igasuguseid. Võib gripi saada, võib hakata kommunismi uskuma, mida kõike. No ma loodan, et eks selle nõukogude perioodiga on kommunistide arv vähemaks jäänud, aga eks mõni üksik on alles ka. Te reaalset ohtu nendes ei näe? Ei, no näen ikka, miks ei näe, sest et nad vaieldamatult on ikkagi vähemalt moraalsetes sidemetes oma Venemaa ideekaaslastega, kes kahtlemata kujutavad ohtu, mitte ainult meile, kogu maailmale. Härra Lippmaa, usute te sellisesse võimalusse nagu geneetiline kommunism? Seda on müüt, see oleks sama naljakas kui geneetiline lollus. Seda nüüd võib-olla mitte, aga noh, eks õnnetused käivad ikka mööda inimesi, mitte ainult mööda kive ja kände ja nii on ka kommunismiga. Nii või teisiti, ma olen väga tänulik selle lõigu eest Andres Söödi aastate tagusest filmist Ene Hiioni stsenaariumi järgi, kus siis vana parteilane Hendrik Allik vestis oma mälestusi muuhulgas ka sellest, kuidas kommunistid laulupidu välja vilitstasid. Härra Lippmaa, üldiselt on olnud see dramaatiline aasta igas mõttes,
ka teadlastele kogu see jama Teaduste Akadeemia ümber. Ma pean ütlema teile, et mulle kõrvalt vaatajale näib küll veidi kummaline, et Teaduste Akadeemia akadeemikuteks võib saada inimene, kes ei ole isegi saanud teaduste doktoriks. Kuidas teie, kui kaua me akadeemik seda kommenteerite? Meil on praegu teaduslike kraadidega mõningane segadus. Ja ega ma ei pea päris õigeks seda, et lugeda kõiki kandidaate automaatselt doktoriteks. Mõni neist seda kahtlemata on, mitte kõik. Kaugeltki mitte kõik. Kuidas te üldse suhtute sellesse seoses Eesti vabanemisega? Algas ju see tendents, et inimestele hakati omistama näiteks professori tiitleid lihtsalt sellepärast, et ta oli justkui andnud märgatava ja tuntava panuse vabadusvõitlusesse. See protsess algas Tartust peale ja praegu on sellest kujunenud teatavas mõttes epideemia. Ma ütleksin, et see on nõukogulik iga. Professori tiitlid lihtsalt riigitruu või ideetruu käitumise eest on nõukogude leiutis, kaugeltki mitte Eesti Vabariigi oma. Ma usun, et Eesti Vabariik varem või hiljem, ma loodan, et varem sellest laste haigusest üle saab. Härra Lippmaa, ja lõpetuseks, kui kaua te arvate, me peame veel helpima seda suppi, mis 50 aasta jooksul on kokku keedetud? Võib-olla mitte nii väga kaua. Ma ütleksin, et Eesti on nagu väike laps, mis areneb praegu või kes areneb praegu päris kiiresti. Oluline on selle asja juures iga aasta olla tõepoolest arenenud, tõepoolest edasi läinud ja mitte enam teha järgmisel aastal neid lapsetempe, mis võib-olla olid omal kohal aasta tagasi, aga mitte enam olles aasta vanem. Täpselt nagu laps ei tohi mingile etapile pidama jääda, nii ei tohi ka Eesti riik. Tuleb kogu aeg minna edasi, muuta meetodeid, kasvada ja jõuda võimalikult ruttu maailma kõige enam arenenud riikide tasemele muidugi. Te siiski tuntud pessimistina näete Eesti jaoks lootus selles? Ei, ma ei ole mingisugune ekstra pessimist. No, ma ütleksin, miks ma olen ainult niisuguse põhjendamatu paljasõnalise optimismi vastu. Tegelikult olen ma optimist muidugi, mis ma siin muidu istuks. Selge see. Ei, Eestil on väga head võimalused, aga selleks peab ta nägema ka kõiki neid ohte, mis tal ees seisavad. Näiteks öelda lihtsalt, et Vene väed on läinud, vaata kui tore, sulgedes silmad kõigi nende 10 000 reservohvitseride ees on naeruväärne. Tegelikult muidugi ega nad läinud ei ole ja me peame väga tõsiselt võtma seda ohtu, mis nendes, kes siia on jäänud kätke. Aga optimist olen ma ikkagi, sest need ohud on meile täiesti ületatavad. Juhul, kui me endale aru anname sellest, kus need ohud asuvad. Selge, aitäh teile, härra Lippmaa, selle aastalõpu vestluse eest siin luksuslokaalis Gloria. Soovin teile head vana aasta lõppu ja head uut aastat igas mõttes. Aitäh teile. Ja. Head vana aasta lõppu. Head vana aasta lõppu ja soovime kõike head kõigile, meie rahvale. Tilk konjakit ei luba endale? Ei luban ka, aga eelistan praegu kohvi. Selge. Nii, head vaatajad, me oleme saates vahetamas teemat, kui kell on 36 minutit üle südame. Muuseas, pime, libe, külm ja vihmane ei ole mitte ainult siin aastalõppu Tallinnas. Umbes samasugune ilm, kuigi tunduvalt soojem on ka New Yorgis, kus on samamoodi ilm juba pimenenud, ka Manhattanil, ka 5. avenüül, kuhu viib meid järgnev telepilt.